Novatours. Käisime nii-öelda, külastasime neid kohalikke armsaid butiike ja ostsime Ivole väga giftid, jah. Kelle jaoks giftid, kelle jaoks üli nõmedad riided. You really wanna buy, eh? Not for... Here we go. Come on upstairs. Siin on kuidagi siuke nägu taha, et ikka väga huvitatud ei ole sellest riides ka. On kahtleva pilgu võib olema. Like Ed Hardy or Dolce & Gabbana. Big logos everywhere. Oi, mine! Oleks rinnalihased veits suuremad. Prillid ei ole need. Et sellel poodlemisel tegelikult peab järgnema, siin on kombeks, et ta tingid jõhkralt. Aga mina seda väga hästi teha ei oska, nii et ma andsin endast parima. Mis ta küsid? See on see kõige meeldivam tegevus. Tegelikult. Ma vilkan räigelt seda asja, ma teen seda kauplemiste tingimust. Normal 280 lira ticket price. And we get a big discount as well. Oh, just a second. 200? Yes. What was the price you said? You said in lira. 240 in liras. No siit on vaja ikka rahulikult. Normally jeans, for example, you can give for 90-100 lira almost. And with belt, 130 lira almost. But with t-shirt. I think the maximum... altogether you will give 120 lira, okay? 220 lira. Maximum price, I think... Our maximum is 150. This is like the price we're gonna pay. This budget is gonna... Explode. I think this is a really nice price. What we're gonna for give. Yourself, eh? Yeah, and for you for too, yourself, I think. Yeah, for myself now. If I give it that price, I can never profit from here. Yeah, lira, right? Yeah, 150 lira is the maximum. Otherwise, just we're gonna take our legs and we're gonna walk away. The next store. All right, man. Thanks. See on parim, aga ilmselgelt saime ikkagi tillist tõmmata, et... No miks me... Ei tea, olime õnnelikud või olnud. Ju siis olime. Mina olin. Ivo oli. Ja käisime, tegime veel kohalikus juuksurisalongis kohaliku noorte popi soengu ja juuksurid olid väga ägedad ja oskasid kohe soovitada, kuidas untsi trimmida ja habet tegata, et näeks popi ja noortepärane välja. Siia ka midagi jälle. Ma rohkem sellise stiilis juba, et võiks turbani pähe panna. Loodab, et ülaga ennast alla ei liigu. Sa näed läbi suurepärane välja. Kuidas see võiks rihma on käsi tööd? Kes see tegi? Issa. Meil
õnnestus näha ka Türgi kohalikku see on ikka võitlussport ehk õlimaadlus. Maadluse reeglid on iseenesest, ma usun, et kõige lihtsamad üldse võivad olla. Et ei ole olemas mingit punkte, mitte mingit aega, mitte midagi. Lihtsalt see, kes paneb teise esimesena sellili, selja vastu maad on võitnud. Kas siis see fight kestab siis 1 minut või kestab tund aega, seal ei ole mitte mingit vahet. Et midagi ei loeta, ise, kellel on selg maas, on kaotanud. See õlimaadlus on häbeliku põhjamaalase jaoks ääretult veider. Aga Ivo jaoks oli okei, kui Ivo tuleb välja, on ikka veerand türklane umbes ka nüüd. Vabal ajal määringi õliga ennast lokka maadlema. Iseenda. Tuleb välja, et see Havana Beach Club, kus me oleme, on teoorias kõige vingem peokoht üldse siin Türgi rannikul. Täna muidugi see on esmaspäev ja juba esmaspäeval, kui on siin nii palju inimesi, tegelikult öeldakse enamasti natuke rohkem. Aga eks me vaatame, mis saama hakkab. Asi käib siin niimoodi, et ukse peal antakse sulle klaas, mis peab sul peo lõpuni kaasas olema, kuhu tehakse kogu aeg trinke. Jood õlut või veini, mis iganes. Klaas on kogu aeg olemas. Ja kuna tuleb jälle, et Türgis on ikka väga popp on see, et ostad pileti ja siis on tasuta kõik. Nagu hotellid, klubid, et sa ei pea nagu kunagi mõtlema, et palju sa maha jood, ütleme nii. Kui sa sisened ikka klubisse mingi kaamera või asjaga, siis ilmselgelt võetakse ikkagi väga tõsiselt ja see on see fakt. Ma arvan, et seda võib igas eluvaldkonnas kuhugi tasuta asju saada ja minna tasuta kuskile. Võtad kaamera poomi kaasa ja kõik on okei. Loomulikult nagu alati olime me hästi optimistlikud oma ajakava suhtes, et mõtlesime, et teeme kähku ära nii video kui saate, siis saame siin rahulikult puhata paar päeva. Ja läks nagu alati, et lõpetasin viimase video võtteid täna hommikul alles. Toimub see, et on meie esimesed korda Türgis paneme oma kostüümid selga. Et oleme jõudnud oma video shoot'imisest nii kaugele, et on tagumine aeg tuua välja UFO kostüümid kohalikud, annavad signaali, jäävad seisma. Ehmuvad, aga nüüd hakkab peale. Ja siis me käisime banaaniga sõitmas, mis tuli välja, et oli tegelikult päris ohtlik, sest et kostüümides vette kukkuda ja hingata oli päris keeruline, aga õnneks seda kõike avastasime basseinis hiljem, et seal banaani peal me seda avastama ei pidanud. Kõige hullem oligi see, et see kostüümi suuava on nii väike, et ja kui see vette kukkudes, siis see ülejäänud materjal muutub märjaks ja sealt ei tule mingit õhku enam siis läbi. See ainuke võimalus oli siit hingatusest pisikesest august ja siis oligi nagu kerge paanika, isegi väikses basseinis. Läks mingit teist kaadrit kuhu tegema ja siis mina, Ivo, Tõnis nagu jäime sinna künka peale passima neid ootama. Aga Ivo polnud ka nagu midagi teha, siis me panime need UFO kostüümid lihtsalt selga ja tee ääres ja põhimõtteliselt passisime kuskil põõsaste vahel ja otsime kohalikud autodega mööda sõitsid ja siis hüppasime põõsaste tagant välja ja tegime mingid lolle nägusi neile. Põhjamaine Eesti mees saab ikka konkureerida küll selle tulise verega lõunamaelastega. Tuleb lihtsalt hästi totter kostüüm selga panna, oled väga popp juba. Kõik toimib. Tegelikult on Türgi täitsa äge koht, kus puhata, et natuke isegi jäisest nädalast võib-olla natuke väheseks, et see on ikka nii ropp suur tegelikult, siin on nii palju teha, et me kindlasti saime näpu otsaga seda tunda. Selle suve soodsaimad puhkuse ja ringreisid leiad Novatuursist. Novatuurs.